Tere siis jälle, Arne. Tere. Oleme jälle kokku saanud. Kas sa räägid natuke, kus me oleme ja mis me siin arutama hakkame? Seda ma ei tea, mida me arutama täpselt hakkame, aga me oleme Sangaste kuulsas metsapargis, mille tegi kuulus Graf Berg ja see park peaks olema nii-öelda, kui mingit aastaarvu öelda, siis 150 aastat on ta vana ja ilmselt natukene vanemaid puid on siin ka, sest midagi oli enne parki. Nii et see park tehti siis enam-vähem siis kõige intensiivsemal kujul tehti seda siis, kui seda lossi, mis on natukene siit eemal, siis ehitati. Ja minu meelest see on üks selline elurikkuse koht. Nii tore on nagu vaadata, et see kunagi tublid inimesed, nagu Berg kindlasti oli, ta oli ka ikkagi selline paras looduse mees, sest või vähemalt põllumees siis, pidades silmas kuulsat rukkiaretustööd. Siis tegelikult siin on liike olnud sadu ja praegu on ka veel sadu, aga mitte nii palju kui alguses. Et kõik, mida on proovitud siia istutada, ei ole siin ikka vastu pidanud, aga palju on. Sa ennem mainisid, me tulime siit, jalutasime ja sa mainisid, et see on üks suur ja võimas eksperiment. Et kas selle sarnast üldse Eestis on sellist kooslust nagu kokku panna? Eks ikka mõisnikud on seda siin ja seal teinud. Minu enda üks võib-olla kõige lemmikum on ikka Puhtu. Sealne, võib ka öelda metsapark, aga ta enam metsapark vist ikka ei ole, ta on ikka nüüd mets. Aga ta oli park, seal oli roosiaed keskel. Ja see on ka väga mitmekesine, seal on mingisuguseid liike, mida Eesti metsas tavapäraselt ei ole, ka siiani. Ja seal siis on kõige vanemad puud, vast 500 pluss, isegi nii palju? Jaa, kindlasti. Et on üks hästi vana mänd seal. Eesti võib-olla üks ilusamaid mände üldse, mida näha tahad. Ja see tamm on hästi vana ja siin ma olen lihtsalt seda lugenud, ma ei ole seda parki nii läbi käinud, aga ilmselt kõige vanem puu on siis siin eemal selle lossi juures üks tamm. Nii et nii need asjad on. Nii et see mets on ikkagi 150 pluss aastat, kus me oleme, sest väga pargilik ta enam ei ole. Et võime juba metsaks kutsuda küll. Puud on suured ja elujõulised ja juba mets. Ja ka miks ma siin täna siia kutsusin? Ongi sellel põhjusel, et võib-olla arutada natukene seda, mis jätkata seda kevadist vestlust, kus me pooleli jäime ja need arengud, mis nüüd siin Eestimaa peal nagu käimas on, et on sul mingeid mõtteid selle kohta, et kuidas me siis nüüd inimestena, kes me tahaksime hoida seda loodusväärtust, seda pärandkultuuri, et Eesti lapsi sünniks ja Eesti elu edasi läheks, et kas sul on mingeid mõtteid, kuidas me võiksime siit kohast, kus me praegu oleme, edasi minna? Me jäime ilmselt sinna nagu selle mõttega, et võib-olla peaks üles tõstma selle teema, et eestlane peaks jälle natuke rohkem oma peaga mõtlema, et me ei tohiks neid mujalt allalaaditavaid programme, ma mõtlen selle allalaadimise all siis kujundlikult seda, et meile tuleb midagi Brüsselist otse või siis selle kaudu, need on globalistlikud ideoloogiad või siis nendest segatud nii-öelda usalda teadust stiilis asjad. Usalda ka kontrolli. Jah, me peame neid rohkem läbi mõtlema, olema veidi kahtlevamad ja mulle natuke meeldib Sven Kivisild nagu oma ütlemistega paljudel juhtudel ja tema viis on kirjanikuna asju kuidagi puust ja punaseks teha. Ja tema kunagi, mul jäi meelde selline tema väike mõttekene, et kui et sa võid põhimõtteliselt televiisorit vaadata küll või siis arvutist midagi, aga pane mingi kleeps sinna nurga peale, valetab.
Ja seda tuleb naljaga võtta loomulikult, kõik, mis on televiisoris, kõik, mis on arvutis, ei ole kaugeltki vale, väga palju on seal just seda, mis on inimesel vajalik leida ja võib-olla õigesse konteksti panna. Aga jah, see silt ei ole paha, kontrolli alati, kas tundub tõene jutt või siis peaks nagu ise mõtlema. Et säilita nagu selge mõistus, kui sa nagu uudiseid vaatad. Jah, ja alati tuleks siis vaadata, võrrelda oma elukogemusega, kellel kui palju teda on, aga meil kõigil on natuke elukogemust. Ja me oleme kõik rääkinud heade sõpradega, tuttavatega ja võib-olla kuulan neid asju, mis nagu hingele kuidagi sobituvad hästi, et noh, kõike paneme siis kõrvale ja siis vaatame, kas oleks vaja veel uurida või siis ei ole, sest kõike ei jõua ka uurida. Just, et ma olen ise ka põrganud sellele, et kõik informatsioon, mis internetis kui oma huvipõhiselt nagu lähed, et mis sind kõnetab, et kuidas seda nagu olukorda paremaks teha, siis ongi raske on see, et seda valet on segatud tõega ja see on tehtud väga keeruliseks selles orienteerumine ja on siin ka nüüd siis üks aspekt, mis ma olen nagu enda peal juba läbi elanud ja ma näen seda väga palju inimeste peal, on see, et kuidas inimesed näevad ju selle läbi, ega keegi ei ole nüüd nagu rumal, et ta nagu aru ei saa, et mis tegelikult toimub, aga oht on sellesse negatiivsesse infosse väga kinni jääda. Ja see natukene siin võib ka, ma üldiselt kiidan AI-d, sest minu meelest ta annab meile ideaalsed võimalused midagi oma asja teha, aga siin on üks AI oht ka või tehisintellekti oht, et sageli need algoritmid, mis näiteks YouTube'i sulle ette annavad, et kui sa oled nagu midagi sealt leidnud, siis ta hakkab sulle pakkuma sarnaseid. Aga kui sa oled leidnud ja sulle väga meeldib see vale, nii-öelda see võib-olla väga ilus, aga korra vaadanud, eks ole. Et sa oled korra vaadanud, siis kindlasti järgmine päev sa saad sarnase. Ja minul jõudis see teadmine väga ehedal kujul siis, kui mul arvuti lihtsalt eelmise aasta sügisel juhtus see õnnetus, mõnikord arvuti jookseb kokku. Ja siis ma pidin välja logima kõigest või osutusin logituks välja kõigest, ma pidin nagu kõike otsast peale hakkama. Uus elu. Ja siis ma tegin selle armsa YouTube'i, kust ma ikka oma uudisi olen leidnud. Tegin lahti ja siis ma vaatasin, et ma ei tunne seda ära. Ma ei taha seda. Ma tahtsin selle kinni panna kohe. Aga imet, kui sisse logida, mida ma siis kohe tegin, ma vaatan, et maailm on jälle tagasi. Nii et tegelikult jah, kõik on viidud kohandumaks sellega, mis sulle nagu meeldib, aga tegelikult see ei ole hea asi. Ta lükkab su mingisse kitsasse kanalisse, mille sa oled ise valinud. Ja kui see kanal on juhuslikult mingi aktuaalne kaamer, kus väga palju sellist infot ka liigub, mis ei vii meid edasi, siis on halvasti. Vanasti oli Vremja veel lisaks. Aga seda kõik teadsid, et see valetavad. Nii, kivisildniku moodi. Aga inimesed praegu usuvad, et tegelikult, et praegu, mis kell 9 AK-s tuleb, on sula tõsi. Ja kui palju sealt tuli ju, ma ise ei ole 20 aastat televiisoriga koostööd teinud. Ma vaatan küll telesaateid vahepeal nii-öelda internetist, aga mitte üleliia palju. Et ma arvan, et kuna internet on nii lai, siis seal on, ma ei pea nagu Eesti kanaleid ainult vaatama, et siis on ikka valida laiast maailmast igalt poolt natukene midagi. Mis sulle ette antakse sealt aktuaalsest, me mäletame kas või seda COVID-i aega tuletame meelde. Mis sealt siis kõike nii-öelda vilksamisi ikkagi ju vahepeal sinna lainele nagu sai ja mõnda uudist ka nägi. Tänasel päeval tuleks öelda, et oli eksitav see info. Sa oled väga... Ma proovisin olla võimalikult viisakas, aga see oli eksitav info. Ja seda eksitust isegi ei ole nagu seni piisavalt selgelt tunnistatud. Kindlasti. Inimesed seda infot uskudes paraku
jäid haigeks ja väga haigeks ja paljud surid. Midagi ei ole teha, ma ise ei ole selline, noh, ütleme, ma ei ole väga hea selline protesteerija ja käin harva nendel sellistel rahvavälja astumistel, aga siis, kui see sundvaktsineerimisega seotud asi oli seal Vabaduse väljakul Tallinnas, siis ma siiski kohale ennast ajasin, sest see tundus nii oluline ja see kõik oli hea, mis seal tehti, seal oli väga häid esinemisi ja sellest pikalt ei räägiks, aga mis on oluline siia võib-olla juurde öelda, et kõige targemaks ma sain bussis sinna sõites, kuna EKRE oli tookord pannud sellise oma bussi, mis võttis siit-sealt Lõuna-Eestist rahvast peale ja minul oli ka mugav minna Otepäält sinna ja siis juhuslikult seal bussis oli neid kannatajaid juba siis piisavalt palju. Kes olid juba saanud? Ja siis ma kuulsin neid lugusid ja siis ma nagu vaatasin, et kuramus, et see asi on ikka hulga hullem, kui minulegi see tundus, kuigi ma minnes meeleavaldusele olin kahtlev juba piisavalt, aga seal bussis ma sain ja selle teatud liiki valgustuse. Et saad siis öelda, et nagu päris inimeste päris lood kõnetavad? No jah, sest kui sinu kõrvale satub istuma üks naisterahvas, kes on kaotanud oma tervena elanud isa mingi mõne päeva pärast seda süsti, siis sa nagu vaatad teistmoodi asjale. Teistmoodi võtma neid asju, jah. Sest muidu on see kõik nagu kauge. Muidu on kauge, et keegi sulle tänavanurgal räägib, et vererõhuga on mingid probleemid peale vaktsineerimist ja nii edasi. Aga see on, et see on meie uudiste kanal. Ma saan aru, et see on väga, selles ei ole halba, kui nad räägiksid seda ka, mis nad rääkisid. Aga kui oleks kõrval need teised arvamised ja meil olid need Eestis ju olemas. Tegelikult olemas. Ja Kaari Saarma oli nii tubli, kes tõepoolest nagu iga tüki aja tagant võttis sõna. Ta käis ka seal meeleavaldusel esinemas. Ta nagu oma kodulehel pidevalt valgustas ja seal nagu järjest tuli rahvast juurde. Ja siis olid mõned perearstid, kes olid tublid, keda hakati tühistama muidugi. Et need, aga see on nagu selle asja positiivne külg, me täna ju oleme positiivses meeleolus siin, et positiivne külg on see, et võib-olla see asi nagu treenis Eesti rahvast, et tuleb, et see nagu oli ärkamiseks vajalik muidugi ka. No eks võib-olla üle maailma see oligi nagu testimiseks, et milline on inimeste meelsus ja kui suure vale nad suudavad vastu võtta. Sest ega meil mitte kaugelt ajaloost on just näide, et juhend masside juhtimiseks, et valetas piisavalt suurelt. Ja kui valeta, siis valeta suurelt. Tegelikult, eks see inimeste programmeerimine, mingis mõttes on ju hea, kui meil on mingid programmid, et mina olen ka programmeeritud näiteks autokoolis. Et esialgu, kui autoga sõitma hakkad, siis ikka pead mõtlema, et nüüd vajutan seda pedaali, siin nüüd tuleb käiku panna enne sidur. Aga siis, kui see programm on selge või see nagu läheb automatismi, siis sa enam ei mõtle millegile, sa saad autos just vastupidi, nagu läheb asi heaks, vabaned mingist asjast, mida sa nagu tegelikult ei pea kogu aeg läbi mõtlema, et sa saad mingeid muid asju, saad sundvaktsineerimise asja nagu selgemaks teha endale, et kuidas selle kõik on. Tekib vaba ruumi. Tekib vaba ruumi. Et mingis mõttes see on hea, aga kahjuks on nõndaviisi, et igasuguseid programme inimestesse istutada, kui meil on olemas koolide võrgustik, kus saab suruda, me näeme praegu ka mingit surumist, et kuidas neid sugusid tekitatakse ja see jutt ja see praktika. Sinna 72 tuuri. Jah, mina ka seda numbrit ei julgegi välja pakkuda, mida seal pakutakse, aga me kõik teame, kuidas sellega looduses on, et fantaasiaid on küll. Meil oli ka Otepääl üks mees, kes käis puumõõgaga siin-seal ja jooksis ümber Linnamäe ja arvas, et ta on keegi teine. Ja nii on ikka, inimestega on asju, et mõnikord keegi arvab, et ta ei ole see päris, mis välja paistab, aga neid asju peaks teistmoodi lahendama. Et
seal ei ole see, et me hakkame kuidagi kehtestama mingeid reegleid, et nii ongi. Igasugust fantaasia maailma võib ju, meil fantaasiat on, et selleks ei ole isegi vaja kasti õlut, et seda nagu edendada, seda saab ilma täiesti selliseid asju. Aga see on väga huvitav, et sa sellele viisid nagu juttu, et kui ma mõtlen seda, mis minu elukogemus ja praegune nagu huvi on olnud, siis see ongi nagu sellesama võime, inimese supervõime on ju tegelikult fantaasia. Ma võin ju mõelda ennast näiteks korraks Marsi peale. Ma kujutan ennast sinna ette, ma olengi seal sisuliselt oma teaduses käinud. Mis siis, et mu keha järgi ei jõua. Et kui me mõtleme seda, et kõik see, mis meid ümbritseb, ongi siis nagu meie endi looming. Ja kuna me selle loominguga oleme jõudnud sellesse punkti, mis meile ei meeldi, ehk siis Eestis on, ma räägin ka nii nagu sa ise ütlesid ka, et globalistlikud jõud tegutsevad, et see probleem on globaalne loomulikult, aga jääme praegu nagu Eesti piiresse. Et kui me oleme nagu oma nii-öelda kujutlusvõime tulemusena jõudnud siis sellesse punkti, et kui me saame aru, et meil on endal isiklik vastutus selle eest, mis meid ümbritseb, sest me oleme ise lasknud sellel süsteemil niimoodi areneda ja toimetada, et me oleme nüüd sellises punktis, kus siis meil on Eesti nii-öelda kisutakse tükkideks, eks ole, nagu hävitatakse nagu ära need paigad, mis meil on kallid, et kui me täna oleme selles nagu positiivsemas vaibis, et just nagu kuidas nagu tõsta seda inimeste mõtlemist sellesse kohta, et siit edasi me saaks nagu luua midagi paremat. Jah, ma olen nõus sellega, et me kõik oleme maailma loojad. Mitte ei ole kuskil väljaspool pilve peal mingi üks jumal, kes nagu loob siis kõike, vaid ikka kõik oleme. Ja see kõik, see tähendab seda, et ka taimed, ka pisikesed hiired, ka bakterid, me kõik üheskoos ju loome seda maailma, sest kui me räägime evolutsioonist, siis see ikkagi on ju niimoodi. Kõik liigid on omavahel seotud ja sellega selles osas võib öelda nii, et kui sa hakkad kuskil nagu uurima seda, neid seoseid või nagu vaatama, jälgima tähelepanelikult, seda on igal ühel kõige lihtsam teha oma kodumetsas, kus sa kogu aeg käid mingid ühes kohas, et siis sa hakkad nagu jälgima, mingil hetkel sa võid küll näha, et näiteks kakk on püüdnud hiire, et näed, jah, seos hiir ja ma ei tea, händkakk näiteks on ju, ja siis leetiir näiteks on ju. Et me nagu näeme seda mingit pisikest seost seal on ju. Aga siis, kui sa nagu käid edasi, siis sa nagu vaatad, et neid seoseid on kogu aeg tuleb nagu igapäevaselt juurde. Et mis kõik võrgustik on, et see nagu tiheneb ja see on lõputu. Et see iial neid kõiki välja ei saa nagu nendele pihta, aga vähemalt ühest asjast saad aru, mida rohkem sa uurid, seda rohkem seoseid tuleb ja siis lõpuks sa nagu aimad juba mingil hetkel seda, et maailm on täielik tervik ja seda terviku, see ainus seos on, et üks elu, mitte nagu nagu mängudes, arvutimängudes, nagu mina olen ka neid omal ajal ikka, kui need tulid, siis me mängisin mingisuguseid esimesi DOS-i mänge, siis ma mäletan, et seal oli, ma ei tea, 5 elu. Nurgas vilku. Oli sul mingi 5 või 10. Ja siis muud, kui põrutasid ette ja keegi mingi paha koll tuli, sõi ära sind või ja neelas alla, siis läks seal ära 4. Et see on nagu jälle üks fantaasia vili minu meelest, et see nagu loob vale ettekujutuse, et minule tundub küll, et maailmas on üks elu ja me jagame kõik seda. Ja see on nagu, kui sissepoole vaatad, siis sa näed seda ühte elu ja kui vaatad väljapoole, näed tohutut mitmekesisust. Ja selle väljapoole vaatamisega siis on see oht, et kui sa sissepoole üldse ei vaata, seda ühte elu nagu kogu aeg ei hooma, et sa oled selles sees, siis saab inimesest selline, siis ta nagu ei olegi enam inimene. Selles mõttes, et siis on nagu ladu. Et siis sa näed seda, et leetiir, laos, händkakk, laos, on ju, sarapuu, laos, on ju. Mis siis võib edasi hakata
palju maksab. mis hinna, paneks hinnalipikud külge. Kui me nagu selle maavalduse müüks, et mis me saaks, on ju, siis hakkab nagu teine asi. Ja noh, ma arvan, et see inimeseks olemine, see ongi seotud ikkagi selle, ütleme selle sisemise poolega, selle elutunnetusega ja see, et kas meil on mingigi kontakt. Ja see, me oleme täna ka looduses, üks võimalus seda kontakti on saada just selline elurikas loodus, selline, vana mets näiteks. Et selles mõttes nagu õige koha peal arutatud ja siin on selliseid äratundmisi ka võimalik nagu kinni püüda kergemini. See nagu toetab. Siin, need vahtrapuu toetab ja sarapuu toetab ja siin, mida iganes vaatame ümberringi, et kõik, see võrgustik on siin koha peal olemas. Aga siit võib minna edasi siis sellele, et mida siis teha. Üks asi ongi see, et võib-olla see mõte nüüd nagu siin korra kõlas, et me peaks hoidma ennast elusana. See tähendab seda, et nägema seda ühendust hingega, ikkagi see hingelist vaimset poolt, et sellega oleks kontakt saavutatud. Siin maailmas me peame loomulikult laokaubaga ka tegelema, et teisiti ei saa, me oleme kehastunud, me oleme materialiseerunud, me ajame mingisuguseid asju. Need ärid ja asjad ju peavad ka olema, aga tähtis on see seos, et meil on praegu, me oleme kriitiliselt selles piiris, et see seos hakkab kaduma. Me teemegi koolides üha enam ka seesuguseid õpetusi, et me nagu seome lahti, nii-öelda piltlikult öeldes metsast, aga tegelikult kogu loodusest me seome ennast lahti ja mida näiteks siin Eesti ümbrus, mida ma viimastel aastatel olen näinud, et see on huvitav asi, et meil räägitakse looduslinnas, et kuidas me teeme putukaväilasid ja mida iganes kuskil Tallinnas on ja siis me kaotasime ära pisikesed loodusklassid Eesti väga eri paikadest ja mõnikord olid nad sellised loodusmaja tüüpi, mõnikord klassi tüüpi, kus iganes see oli, Otepääl oli ju ka tegelikult looduskeskus ja väga külastatud, väga hästi toimiv ja seal olid väga head tegijad, Margit Turb tegi väga hästi kõike, mis ta seal tegi. Tuldi kaugemalt Otepääle. Kui olid loodusõhtud, tuldi Tartust, tuli Tõrva rahvast, tuli ja jumal küll. Ja need kaotati ära ja see raha, mis kokku hoiti sellega, lähiperspektiivis, kas või ütleme, et 10 aastat silmas pidades, see oli väiksem kui see, mis kulub nüüd Tallinna uue loodusmaja puust loodusmaja keskkonnasõbralikust materjalist kliimasõbralikust loodusmaja, kliimasõbraliku loodusmaja ehitamiseks. Et see on absurdne. See on absurdne. Ja et me vastupidi, peaks linnalapsi tegelikult ikka rohkem viima kohtadele ja näitama neile mitte seal raamatuid ja isegi mitte seda, mis raamatutes kirjas on, vaid päris ehtsad, mis parajasti just toimub. Ja see on nagu see, et see on nagu see taust, mida oleks vaja. Aga edasi on muidugi see, et me peaks siis selle õigemad lood välja pakkuma. Et kui on meile nüüd, ütleme, imporditud siis või alla laaditud sealt kõrgelt kuskilt globalistlikke mingisuguseid pilvest on neid lugulaule alla laaditud ja need viidud isegi koolide seinte vahele, kui vähegi võimalik. Siis, mis meil jääb muud üle, loomulikult tuleb ka need võib-olla siis kommenteerida, need valed lood ära. Aga olulisem veel on anda positiivne programm. Luua uusi lugusid. Luua uusi lugusid, aga oluline, et nad ei oleks, vaata lool on vahe. Nad võiks olla teadusbaasil. Selles mõttes, et ega me ei saa neid looduse asju ainult teadusele tuginedes kõiki ära rääkida. Alati on, et midagi on teaduses avastamata, midagi on puudu. Aga minu jaoks on nagu see, et vähemalt selline vundament võiks olla, sest teadus on hea asi.
tal ei ole selles mõttes, ta ei ole hea, et ta ei seleta kõik ära. Isegi suurt pauku ei seleta teadus ära, no ütleme, et me võime minna kuni selle sekundist, ütleme, et kui sekund oli maailm olemas, siis juba saab kõike seletada, tegelikult mingi murdosa sekundist sealt peale, aga vaat seda esimest osa ikka ei seleta. Näed, teadus on olulised puudused sageli, aga need selleks, aga kui me saame siiski mingeid selliseid asju kasutada, kus on uuritud, kus on eksperimenteeritud, kus on ka vaadeldud ja need on korratavad. Selles mõttes, et teine võib eksperimendi teha oma laboris uuesti, kuna metoodika on avaldatud, ta saab kontrollida, et kas ikka on nii. Et need asjad on väga head, et siis see kudel läheb tugevamaks, et siis me ei hõlju õhus. Ja seda nii-öelda metafüüsikat on niigi palju, et las see ka olla. Aga ei las see olla, see peab ka olema, sest muidu me muudame ennast ka tunnelnägijaks. Aga see, mida saab maa peal, sellise maapealse ühenduse pidamiseks, et see võiks olla. Et alati, mis iganes, et kui täna rääksime alustuseks natukene sellest vaktsineerimisest, aga ometigi see sama kas või mRNA vaktsiini looja, üks loojatest, neid on palju selles mõttes, et see on ikka teadlaste kollektiivid ju tegelikult. Robert, tule see nimi meelde, et põhimõtteliselt ka tema ju tuli küllalt varakult välja teatega inimkonnale sisuliselt. Ta julges seda teha ja tõigi esile selle, mis võib juhtuda nüüd, et ärge nii julgelt sellega edasi minge. Ja see teade oli olemas ja see teade ei tulnud mingilt udupuhujalt. See tuli teadlaselt, kes on sügavalt, kes sügavalt teab kogu selle tausta, kuidas need asjad töötavad inimese organismi. Nii-öelda see teadmine oli olemas, aga nüüd on see, et see peideti ära. Et vaata, need on need asjad. Ja need õiged teised lood, nad peaks siis levima. Siin on see asi, et kui meil juhtumisi on nõndaviisi, et peavoolumeedia ei levita teistsuguseid teadmisi või teistsuguseid loogikaskeeme, siis nüüd on see alternatiivmeedia tulnud, sellel ei ole piisavalt võidus. Me oleme ka tegelikult natuke alternatiivmeedia siin praegu. Sinnapoole. Aga seni kaua tuleb nii teha. Kuni siis tulevad tasakaalukamad peavoolud, mis viibki edasi ju tegelikult. Aga vaat see on jälle selline asi. Tegelikult me jõudsime mingis mõttes sellise kaudse tõestuseni, et tegelikult ju lõputult ei saa kiruda, et peavoolumeedia on kehv. Just. Anja. Ja lõputult ei saa kiruda, et mingisugune lugu, mis iganes asja, oleks mingi tuugenitööstuse lugu, terviseprobleemid sellega seos, et see on väga halb. Tuleb otsast pihta hakata, teha alternatiivmeedia, hakata rääkima kas või pisikestes kanalites on ju teist juttu. Sealt hakkabki see uue loo tekitamine ju pihta. Ja see tegelikult on võti ju. See on võti ja ma mõtlen seda, et miks ma tunnen selles suhtes ennast väga lootusrikkalt. Ongi see, et inimesel on loomulik tung tõe ja avardumise järele. Et see, kui on, inimene läheb nii-öelda siis sellesse negatiivset uudiste sellesse hirmuvangi, siis ta tõmbub kokku, eks ole. Ta hakkab mõtlema, et oi, kõik on nii hirmus, mind ähvardab see oht, ähvardab too oht, ähvardab kaevandamine, ähvardavad nüüd sundvaktsineerimine või mis iganes. Ta lööb oma jõu lukku. Et kui me saame sellest üle, et meil ei ole midagi karta. Ja sellest tuleb, minu meelest, mina olen täpselt samamoodi nagu sina, et ma arvan, et juba nüüd 20 aastat tõesti teleka vaba, et see aitab. Tead, lülita telekas välja, see tegelikult väga hästi aitab, et sa ei ole selles pidevas, isegi kui sa saad aru, et see on jama,
siis see mõjutab su energia välja ja see tõmbub kokku, sest sa kardad. Sest see mõjub, seal on sublimaarsed sõnumid, mis sinu seda alateadlikult juba hakkad kokku tõmbuma ja siis sa ei ole tegelikult ju loovatele lahendustele avatud. Sa ei võta infot vastu, sa ei suuda loovalt ise midagi nagu luua, midagi väljapoole, et nüüd inimesi nagu tõsta, eks ole. Et me saame ju kõik aru, jah, aga nii kaua, kuni me saame aru ja näitame näpuga, oi kui pahad ja nemad tegid, siis nii kaua tegelikult meil lahendust ei tule, sest sa lähed ise sellesse samasse nagu vastandumise jõudu ja hakkad vastu töötama seda sama ise toites. Eks ole. Tegelikult on niimoodi, et me oleme ju näinud seda, et kuhu su tähelepanu suunad, see saab rohkem energiat, kas siis tervises, oma enda mingisuguses aspektis. Et kuhu sa tähelepanu pöörad, see ju kasvab, eks ole. Ja teised asjad, millele sa tähelepanu ei pööra, kuivavad kokku. Aga nii on tegelikult selle suure pildiga ka, et kui me võtame nüüd selle, me tunnistame, et asjad on nii, nagu nad praegu on, aga me jätame ta nii-öelda nagu energia nälga. Ja keskendume sellele, mida me tahame näha, mida me tahame luua, kuidas me saame edasi. Just nagu sa rääkisid siin lastest, et näiteks mul kohe hüppas pähe, et laste loodusring, eks ole, kui meil on praegu nii palju propagandat kooliõpikutes, küll nende seesama sooliste teemad ja ma ka sinna ei lähe, neid on hirmus palju, aga kõik see, et sul on nagu, et looduskestlik, jätkusuutlik eluviis on siis see, et sul on nagu pilt, kus on tuulikud kindlasti, eks ole, see on ju propaganda ja see on ju sisendamine, et siin peakski olema kõrval täiesti eraldi kas siis loodusringi või mingisuguse sellise õpetuse näona, et me räägime lastele nagu päriselt, mis on ja kuidas päriselt on ja kuidas need seosed ja see sünergia, eks ole. Et sa oled osa sellest, sa lood seda, sa ei ole sellest nagu kõrvalseisja. Nagu meile praegu nagu üritatakse neid lapsi ju nii-öelda koolides doktrineerida, et see, mis siin väljaspool toimub, see ei ole sinu kontrolli all ja parem üldse, kui sa nagu ei vaatagi nagu selle nagu koosluse poole, just et see metafüüsika kaob ka nagu ära, et sa ei tea enam, kust sa tuled, kes sa oled, et sa ei taju seda, et sa oled nii ära lõigatud, maandust ei ole ja mis meil siis on meil laste psüühika probleemid. Massiliselt. Neid on niimoodi, et noored nad ei suuda enam elada ja mina näen siin ainult nagu ühte põhjust ja see ongi, sa oled ära lõigatud energeetiliselt oma nagu maandusallikast ehk siis maast. Looduses, selles koosluses, sa ei taju oma kohta selles. Ja sa õljud nagu kuskil digimaailmas ja see ei toida sinu keha ja hinge. Ja, see on see sama asi, et see digimaailm on ka okei, aga kui sa oled lahti sellest hingestatud maailmast või see nii-öelda elust, siis nagu ei toimi enam miskit, et sa ei saa enam toitu, seda energiat, vaimset energiat. Päris olemusest oled eraldatud. Ja just, et sealt hakkab see pihta ja eks see tähelepanu, fotograafina ma ju olen ka kogu sellise töisema elu siis ju tegelenud looduspildistamisega ja seal ma tean ka seda, et ma ju iga pildi tegemine on ju tegelikult mitte töö fotoaparaadiga, vaid et see on töö tähelepanuga. Ma töötan tegelikult tulevase pildi vaataja tähelepanuga. Et kui sa seda hakkad niimoodi nagu fotograafiat võtma, siis sa nagu saad nagu natukene nagu sügavamale, et need kaamerad, olgu ta nutitelefon või mingi vinge viimase vindi nii-öelda korralik kallis kaamera, seal vahet ei ole. Aga vahe on just see pildil ja pildi selles, et kuidas tähelepanu. Me võime juhuslikult pildistada, kus on hästi palju peal, aga see viib lihtsalt vaataja segadusse, ta ei näe seal eriti midagi, aga me saame välja tuua ja me vaatamegi, me teravustame kuskile, mis on oluline ja vaatame, mis seal ümbrus on ja vaatame ka seda, mis värvid on taustal, nad võivad olla udused, aga see värv jääb sinna nagu märgistama, midagi esile tooma. Ja loomulikult käitumise piltidel, seal peavad olema need osapooled, et sa võid sinna pildi juurde kõnelda, mis iganes asju ilusaid, aga see ei veena kedagi, pilt peab jääma pildiks, seal peab kõik olemas. Aga vaata huvitav siis, mis kohaga inimene seda pilti nagu vaatab, et sa tõid väga hästi, et sa tood ära selle fookuspunkti, mida sa tahad nagu näidata, mida sa tahad edasi anda, see tegelikult ju kõnetad inimeses seda
tema seda hingelist poolt ja see ei ole, et sa ei, seda infot, mis sa sealt pildist saad, selliselt tehtud pildist, nagu sa kirjeldad, inimene ei hooma ju ainult oma meeltega, seal on ju veel. No ütleme nii, et kui pildil me pildistame mingeid, eesti keeles võib öelda asju, võõrsõnaga tihti öeldakse motiivid või, aga põhimõtteliselt, nagu meil on asjad, elavad asjad meie ümber, seesama händkaks, seesama leetir või siis mingi puusarapuu, need on asjad. Ja me nagu pildistame siis neid asju mingites seostes, aga iga asja taga on nagu tähendused. Ja tegelikult seda tööd me teeme ikkagi tähendustega. Igal asjal on mingi tähendus ja kui need tähendused omavahel nagu kokku saavad, siis nad nagu moodustavad teatud tähendusruumi. Ja see on see, millega inimese hing haakub tegelikult, sest me hingel on mingi, ma ei tea, kui pikk kogemus ja tema kogemus, ta saab ju seda kogemust võib-olla isegi väljast poolt, nagu enda selliseid, eluaegseid, vaid et, kus see mälu siis on ju, igasugust asju räägitakse, vanasti öeldi, et Akashi kroonikates on ju, aga tänasel päeval ilmselt ka on suht kindel, et selles peajus on ikka üpris vähe seda, mida me kasutame, on ju. Et me oleme vastuvõtjad, see on üks mõnus raadioaparaat, see ajus olev struktuur ja väga palju, loomulikult on ka peajus mingit infot ja igal pool on infot. Maailm ongi suur info, aga fakt on see, et me saame sellisest ühisteadvuse ja seda on erinevalt nimetatud, ütleme, Jung on palju seda, Jung liikus palju edasi, tema rääkis kollektiivsest alateadvusest. Ja tõepoolest, mingid asjad on nagu kohe seetõttu meil selge, et me ei pea nagu väga kogemusi saama, aga me saame lihtsalt selle nagu vahetult mingisugused asjad, kas või mõni kardab madusid või hiiri või ämblikke, kuskilt nagu ei tule, lihtsalt on kaasa antud. See on nagu ürgne hirm. Ja mingid hirmud ja siis ka ja selle seesuguste, ma ise nimetan neid ürgtähendusteks selliseid kõvasid asju. Nii nagu eestindades, muidu arhetüübid ja igasugused asjad, mis ilusaid sõnu on veel. Aga põhimõtteliselt, pildil on ka, kui me suudame pildil edastada ürgtähendusi, siis see pilt muutub tugevaks. Ja seetõttu on mõned lihtsad pildid sageli müüvad nii-öelda, ma ei mõtle isegi, et neid peaks ostma, aga need meeldivad siis paremini, näiteks päikseloojang, seal on tuli, see päikseloojang on merele, seal on ürgtähendused nagu tuli, vesi, võib-olla veel midagi aurab, õhk, ühesõnaga mingid seesugused asjad, aga ja neid asju kasutatakse igal pool, ka see ei pea pilt olema, me võime rääkida ka lihtsalt lugudest, me oleme rääkinud, see lugu võib olla kirjalik või suuline, edasi lihtsalt annad suulisel teel ja variante on nagu mitmeid, et videoloo, siis on seal palju komponente, aga Grete Thunbergi lugu, see on ju mõjutanud, see loomulikult Grete Thunberg ise ei ole seda lugu, võib-olla tema selle looja ei ole, tema on tubli inimene või kes on haakinud mingis mõttes. Ma olen kindel, et Grete Thunberg on oma loomult loodushoidja, sealt hakkab asi pihta, aga siis saab sind ka ära kasutada, kui pannakse mingid asjad, et vaat seda vaja, me peame maakera ära päästma. Aga mina soovitaks ikka, et kui igaüks läheks oma kodumetsa päästma, siis on maakera päästatud. See suhe kodupaigaga on seesugune, et seal meil on tohutult energiat. Maailma päästmiseks ka, mõnel on rohkem, mõnel vähem, on ju, aga nii ei saa. Kogukondade kaupa saab tegelikult maailma päästa küll. Ja usaldades vot, see on huvitav, mitte teadust, loodust ma soovitan usaldada. Rohkem kui teadust. Ja mina soovitan loodust, sest vot usalda loodust, see võiks olla see märk, mida see on väga hea. Ja, et selles mõttes, et kui sinu kodumetsas on ikka eriline elurikkus, kui sa oled sinna raatsinud jätta natuke lamapuid oma metsa, mida sa loomulikult majandad püsimetsana,
aga ikkagi ka nii, et kuidas, et siis ikkagi natukene jätad ka lamapuud sinna vähemasti, siis mingid õõnsustega tüükad püsti ja ütleme, et ei võta seda viimast, aga saad hakkama ja ma olen ise seda proovinud, ma tean, et on võimalik majandada nii, et oled plussis väga kergesti, sest need asjad on kallid. Jah, et sa oled nagu plussis, jah, kasvum on väiksem muidugi, aga mis sul selle eest kõik on, on ju? See rikkus. Jah, sa oled rikas, vähemalt. Oled rikas. See on see küllus tegelikult. Jah, et see küllus. Et jah, ma ise nagu mõtlen seda, et need kangelased peaks olema need, kes hoiavad oma kodumetsa näiteks. Praegu ongi, vaata Eestis on, eks neid tuliseid punkte on ju palju, eks ole, on need tuugenite teemad, siin on Saaremaal ja fosforiidi kaevandamine Virumaal ja neid tulipunkte on väga palju. Ja mida mina olen näinud nagu sellest tööst nüüd, siis saab varsti juba 2 aastat. Et need teemad ongi kogukonna põhiselt ja mõnel piirkonnas ka kihelkonna põhiselt lausa kokku toonud need aktiivsed inimesed, kes nad nagu nii-öelda nagu tegelevadki selle oma kodumetsaga ja nad näevad ja ma vaatan täiesti fantast on see, kuidas on inimesed 1,5–2 aasta jooksul nagu arenenud. Nad on haritumad kui keskmine vallavolikogu volinik, kes lõpuks nagu otsustab neid asju, et see, mis on kogukondades ära tehtud, see töö ja inimeste teavitamine ja kõik see infomaterjal, mis on internetis ja need grupid, et see on suur kummardus nagu kõikidele nendele inimestele. Et see ongi see, et sa ei saa päästa või päästmine, kas nüüd siis maailm nii väga päästmist nagu vajabki, aga sa tegeled. Maailm ise ei vaja. Maailm saab väga hästi hakkama, eks ole. Me peame enda peale ka natuke mõtlema. Just, et nii nagu meie tahame elada, et see eluviis saaks säilida. Ja kuna meil on seda nägemisvõimet, et kui me sellisel teel jätkame, siis eluviis saab kannatada või me peame seda drastiliselt muutma ja tunduvalt nagu siis vaesemaks. Selles mõttes looduskeskkonna näol kindlasti muutub see olukord nagu vaesemaks, kui need projektid kõik ellu lähevad. Et mina näen siin väga positiivselt praegu nagu seda, et inimeste koostöö areneb ja inimeste maailmapilt laieneb ja just, et kui me ei jää sinna negatiivsesse kinni, et hakkame looma seda uut lugu, mida me tahame näha ja kuidas me tahame elada tegelikult. Koostöö on olulisem kui konkurents, ka looduses ju tegelikult. Tohutult palju on koostööd, on ka konkurents, aga koostöö on võib-olla see võtmeasi ikkagi. Mida siin metsas puud teevad, mida teevad seened ja puud omavahel, need on ju koostöö asjad kõik ja sellest on palju kõneldud. Et see kõik on koostöös, et me võime nagu ühelt poolt, näiteks on ühiskonnas esile toodud, et suurkirjurähn, selline pahar, et ta vahepeal lõhub kuldnoka pesakasti natukene see lennuava suuremaks ja läheb sisse, sööb pojad ära. Põhimõtteliselt see on nagu selline konkurentsi asi küll. Aga samas, kui ma nagu olen nüüd oma kodumetsas vaadanud rajokaameratega ühte suurkirjurähni tehtud õõnsust 3 aastat järjest, siis ma näen seda, missugune kasu või missugune, see on nüüd, lähme kohe koostöö juurde. See suurkirjurähn ei pesitse 2 korda järjest samas õõnsuses. Ta teeb alati uue, sest tal on see lihtne. Tal on selline aparaat, millega kopsida see lihtsam on uus teha, kui vana puhastama hakata. Ja võib-olla lihtsalt. Aga põhimõtteliselt nüüd ma näen seda, et 2. aastal ja 3. aastal on selles pesitsenud kuldnokad ja kasvatanud oma lapsi. Suurkirjurähn on ka vaatamas käinud neid kuldnoki ja ta ei ole selles oma tehtud pesas vähemasti. Ta ei ole ühtegi poega proovinud ära süüa, ta saaks sinna sisse, ta on ju seda ise teinud. Nii. Nii, jah, küll, vahepeal juhtub seda ja see on esile toodud, ühiskonnas on räägitud sellest, et et näed, mis nüüd juhtus, on ju. Tegelikult peale hakkab jääma, nagu kipub jääma see, et kirjurähn teeb neid õõnsusi ja väga palju teisi loomi. Seal on kaelusiir vaadanud sügisel vastu, saanud peavarju, ronib sinna puu otsa üles, läheb rähni nii-öelda õõnsusesse, siis võib-olla ööd veetama, on ju.
ja noh, sellised asjad, värbkakk on seal vahepeal oli tal mingi sahvri moodi asi, hoidis oma ladu seal talvel, see oli hoopis veebruarikuus vist oli, kuskil südatalvel igal juhul. Nii et noh, vaat need on need asjad, koostöö. Seda... Ja sa kunagi tegelikult ei tea, et asi, mis võib tunduda negatiivne. Esimene pilt võib olla see. Just, aga mis seal taga pärast... Ja, hakkad nagu pikemalt vaatama, hakkad laiemalt saada, siis vaatad, näed, äkki on koostööd rohkem. See ongi nagu see, et ei vaata nagu kitsalt ühte ajahetke või ühte aspekti, vaid vaatad natukene laiemalt ja võtad arvesse nagu rohkem asju. Ja, nii et noh, need asjad on... Noh, võt see on see suund. Kogukonna kokkusaamine, kodu, metsa hoidmine ja siis võib-olla noh, see, et kui meil on nagu mingi hingeline side selle metsaga, siis me hakkame nägema paremini seda metsailu, siis seda metsarahu, ehk mõnikord öeldakse seda metsavaikus on ju. Ja kõik need ilusad asjad, ilu, rahu, rõõm, need on need armastus siis nagu, mis nagu kõiki seob võib-olla. No need on need asjad ju, mis võib-olla ka inimesest teevad inimese, noh, sageli tahetakse öelda, et inimene on sarjast suuri mõtlejaid. Mis ei ole ju paha, aga see mõtlemine ei tee inimesest sellist head inimest tingimata. See võib olla nii, mõtlemine võib olla nii ja naapidi. See, ma arvan, et mingi hull pangaröövel, kes võib-olla isegi tapab selleks, et panka sisse saada, tema on ka sarjast suuri mõtlejaid, sest tema plaan on võib-olla noh, pikalt läbi mõeldud kõik etapid, kus ta peab kedagi kuradi püstoliga ähvardama või kedagi maha laskma või see on ka sarjast suuri mõtlejaid. Ja talle võib-olla ei tekigi sisemist konflikti, et ta midagi valesti teeks. Et sarjast suuri mõtlejaid on need, kes avastasid, ütleme, tuumaenergia kasutamise ja siis see, kes tuumapomme teeb ka või kasutab tuumaelektrijaamade tegemiseks, on ju. Et need on kõik mõtlemise asjad. Kas seal Toompeal on ka need suured mõtlejad siis või? Kõik on, seal ei ole kõik. Seal osad mõtlevad ja seal mõtlejate seas on ka selliseid loomulikult häid mõtlejaid ka ja tõepoolest noh, selliseid, keda tahaks sinna rohkem. Aga jah, seal üksjagu inimesi mõtleb suht vähe, kes noh, ütleme nii, et kes seal puldis iga kuu ei käi, noh, sõna võtmas. Need on need vähese potentsiaaliga mõtlejad. Sest kui sa sinna kõnet noh, tegema ei lähe, siis sa ei saa kuidagi öelda, et sa jubedalt kaasa mõtled seal nendes asjades. Ma ei kujuta ette. Nii et ma arvan, et seda saaks kindlaks kohe teha. Puht statistiliselt võiks selle kindlaks teha, et kus see piir jookseb, on ju. Et tegelikult mingi kolmandik võib-olla on seal need mõtlejad. Noh, hästi laialt slaadus, aga seda saab isegi, ma arvan, teadusliku täpsusega kuskilt teha kõvera ja siis vaadata, et kus see murdumine on ju. Et täiesti. Seda, jah, ma olen ka omal ajal teadust natuke teinud ja ma tean, kohe tuleb idee, et kuidas see kõver teha, tõmmata sinna puutuja peale ja siis kuskilt sealt vaadata, et kuidas telge see puutuja X telge seal nagu lõikab ja siis sealt saaks nagu kahte lehte lüüa. Ma kohe mõtlen jah, et sellega võiks kaasa minna ja analüüsida. Aga oluline on jah, et kui palju on sellist mõtlemist, mis just Eestit edasi viiks. Ja kui palju on seal sellist mõtlemist, mis võtab maailmast malle, mis tulevadki siis sisuliselt globalistlikust ideoloogiast, nimetame seda, sest me kõiki arusid ei teagi, osadest on räägitud ja see on nagu selline hoopis teine teema. Aga põhimõtteliselt, kes lihtsalt toovad seda maale nii-öelda. See on sisuliselt jah, nagu selline neokolonialistlik samm, et nad lihtsalt toovad seda maale, kuna nii on mugav, käid jälle kuskil koosolekul, kuskil NATO-s käid koosolekul, võib-olla kaitseminister või keegi käib, on ju, ja keegi, ma ei tea, rahandusminister käib seal kuskil Euroopas või võib-olla Brüsselis, on ju, ja tulevad juhised. Ja siis on veel mingisugust koosolekud, mis võib-olla ei ole ei Brüsselis ega kuskil NATO peakorteris, vaid et kuskil on veel kolmandas kohas ja neid kohti on maailmas palju. Ja sealt siis võetakse kaasa midagi, mida hakatakse õhinaga tegema. Isegi vanasti, nõukogude ajal, kui oli nagu mingi jama Moskvast tuli,
siis üldiselt ka üritati teeselda mingeid asju ja oleme ära teinud. Või siis öeldi seal koosolekul isegi kohe hakkame homme tegema. Aga tegelikult homme ei tehtud midagi, prooviti mõelda, et kuidas sellest ümber hiirida. Aga vaata, tegelikult mul praegu tuli siin üks mõte selline, et kas ei olekski nagu lahendus see, et kui me võtakski neid Brüsseli suuniseid kui midagi sellist, et aga okei, teeme niimoodi, et nad saavad oma linnukese kirja, aga meie siin ajame ikkagi nagu oma asja nagu tugevalt edasi, et nad saavad oma linnukesed kirja, sest bürokraatia järgi on kõik korras. Jah, mingite lõtvade asjadega saab ka nii teha. See on mingisugune hädapärane kavalus, mis kaua edasi ei vii. No, siis tuleb ka väga kavalalt teha. Aga jah, eks on mingisugused siduvad lepingud, millega kaasnevad rahalised kohustused, et seda nagu teha ei saa. Ja seal on nagu see asi ka, et kui sa oled nagu saba liputanud ja siis mingi hetk äkki ei taha alla kirjutada, siis on jälle jama. Ei, ma arvan ikkagi, et seal väga tugevat selgroogu on vaja. Ja tegelikult see on võimalik. See tähendab, karta ei ole ju mitte midagi. Tegelikult küll, jah. Ega sulle keegi elu kallale ei tule, kui sa mingile lepingule alla ei kirjuta või ütled, et vaat meie oma rahvaga arutame veel. Me ei ole selgusele jõudnud. Ja nii saabki võita aega, võib-olla isegi kaob see teema kuhugile. Tulevad järgmised uued teemad ja ühesõnaga mingil ajal ju on ka venitamine omaette tarkus. Omaette strateegia. Ühest asjast tahtsin veel rääkida sinuga, et me rääkisime siin sellest loodusega suurema sideme saavutamisest ja ka siis nii-öelda nagu oma hinge leidmist nagu selles maanduses, maaga ühenduses, et kuidas siia pilti tegelikult sobib nüüd see tehnoloogia areng, et me oleme seda AI teemat siin puudutanud, aga see on maailmas väga suur asi ja ehitatakse ju meeletu suuri andmekeskuseid. Eestis siin ka planeeritakse, ka Valgamaale planeeritakse ühte sellist, et mitte siit kaugele, Sirgulinna külje alla. Et mida see nagu siis see AI areng nagu kaasa toob, et ühelt poolt räägitakse meile, et meil on loodushoid on tähtis ja säästev areng ja kõik need säästvad energiaallikad ja nii, et siis kas siis kogu see energia, mis nii-öelda roheliselt toodetakse, et läheb siis selle AI ülalpidamiseks nendes andmekeskustes, et kas siin ei teki nagu sellist loogikaviga, et kuhu me selle energia suuname ja mis siis nagu, kas siis inimestele üldse jääb midagi üle, et kas see AI ei hakka siin nagu liialt meil juba domineerima? Mul tuli hea roheline mõte kohe praegu, et vaata, need tuugenid on sellised juhuenergiaallikad, et AI töötab arvutis sul siis, kui tuul puhub. Väga, juba rohelisem, on ju. Võikski juba olla, jah. Aga, ütleme nii, et üks on selge, et mida maailmas, kui vaadata, nagu seda maailma kui energiakogumit, siis kõige rohkem meil ongi energiat üldse. Ütleme, et kui vaadata universumi, siis mida siin kõige rohkem on energia. Kõik ongi praktiliselt energia. Ja kõik ongi energia. Ja energia on see, kogu mateeria, mida on nagu üpris väike osa universumist. Aga veel rohkem on nüüd, mis mateeria ei ole, mis on nagu öeldakse vaakum, aga mis ei ole tühi, mis on ikka struktuurne. Ja kus siis kvanttasandil käivad siis väga kõrgsageduslikud võnkumised. Mis ongi nagu selline minu meelest selline, mis tegelikult toidab ju kõike. See ongi meie toit, see hoopis selline hästi selline supermikroskoopiline tasand kuskil siinsamas. See on igal pool, millest kõik, et see on nagu see muusika, mis on siis hästi kõrgsageduslik, ütleme. Kuna ta on sagedus, siis võime öelda, et ta on muusika. Ja seal on ka ju erinevad sagedused, see ei ole ju üks sagedus kindlasti mitte. Aga siis nad üksteist taandavad, nagu füüsikud ka ütlevad, et kuna need võnkumised on nagu juhuslikud seal, et siis nad nagu taandavad üksteist välja, nagu see asi ei toimi, aga need võnkumised ei kao kuskile. Ja põhimõtteliselt, niipea kui saab neid kuidagi suunata, seda energiat seal,
siis saab, noh, nii nagu evolutsioongi toimib, et midagi siis materialiseerub sealt. Ja selleks on ainult vaja ühte, et teatav sidusus sisse viia. Ja kui seda inimesed ka oskaks nagu õpiks juhtima, siis ju saaks energiat igalt poolt suvaliselt palju. Kas see või midagi nagu Tesla püüdis? Tesla seda peaaegu jõudis sinna. Ja, sest Tesla... See on isegi tegelikult tehnoloogiad olemas ju. Teslal natuke oli juba ja teda hakati lihtsalt takistama, võib-olla ta oleks selle valmis saanud. Ja noh, praegu on üks tubli mees, kes Tesla asju jätkab, on Nassim Haramein. Noh, teda muidugi siunatakse ja kirutakse ja öeldakse, et ta on pseudoteadlane ka, aga samas on tore vaadata, et palju füüsikaharidusega inimesi austab täiesti tema töid, teadustöid ja mina võtan ka neid väga tõsiselt, igal juhul sealt vähemalt on midagi paistab. Et me kõik teeme vigu, tuleb tunnistada, teaduses on ka alati väga palju vigu, on ju. Ja loomulikult Einstein ei ole see viimane sõna. See on ka päris mitte. Tema on võtnud Einsteinist edasi läinud ja seda sama asja, nii nagu ta ütleb, ta natukene suudab seda energiat juba saada ka sealt samast vaakumist või kus nagu tühjusest ütleme. Aga noh, need kogused on lihtsalt hetkel veel väiksed. Aga unistada siin võib, et noh, tema ütleb ka, et auto peaks ikka nii tegema, et kui tehasest väljub, siis ta kordagi ei tangi, et ta lihtsalt võtab ümbrusest selle energia, noh, nii-öelda fantaseerides on hea seda teha, sest see põhimõtteliselt on ju võimalik. Põhimõtteliselt see on võimalik, sest energia on igal pool. Ja küsimus on seda, et mida sa siis, noh, et kust sa võtad, et võtad sa teda mingi molekuli energiast, noh, nagu me ise suhkruid sööme ja rasvu, on ju, noh, et saame seda, see algalik, see on ka sellele ka sama, on ju. Aga siis, kui me teeme mingit tuumajaama, siis me juba lähme sinna aatomi kallale. Ja, aga tegelikult on veel peenemal tasandil võimalik ju energiale ligipääs. Nii et, noh, mida ma tahan öelda? Energia, seda on piiritult. Just. Nii. Ja mida inimene saab teha, on see, et arendada füüsikat. Füüsika on hästi oluline teadus selle koha pealt, sest sellest sõltub, mida me ja kuidas me kasutada saame. Ja nüüd on võib-olla hea ka rääkida sellest, et muidu öeldakse, et hiinlased, et noh, nemad on see must pool, et nemad ei ole rohelised. Ja mina nagu mõtlen sellele, et nemad just ongi mõnes mõttes. Ja nad on nagu selles mõttes, et nemad ju on praegu küllalt kaugele jõudnud selle 4. põlvkonna tuumajaamadega, mis ei ole enam nii plahvatusohtlikud, kui on need eelmised põlvkonnad kõik kokku. Samas nad on teinud sisepõlemismootori autole, mis on veelgi säästlikum, kütusesäästlikum kui tunduvalt kütusesäästlikum kui parimatel Toyotadel. Vahepeal kiideti Toyotasid, et nendel on sellised hästi vähe kütust võtvad masinad. Nii et seal on ka asjad. Me peame nagu kõike tegema. Et tegelikult võib-olla ka revolutsiooniline on ka see, kui sinu auto ei võta kütust 5 liitrit 100-le, vaid võtab 2,5. Ja sinna need hiinlased juba on jõudnud. Oma nii-öelda esimesed eksemplarid on valmis. Nende tootmine on jah kallim, aga põhimõtteliselt ütleme, et eri variante on ju palju, kuidas see energiat kasutada. Nagu tundubki, et meil siin Eestis tegeletakse nagu nii-öelda nagu vana tehnoloogia realiseerimisega. No jah, tüüpiline Rail Baltic, aga teine kord võib sellest rääkida. Aga see Rail Baltic on ju, me oleme, hakkaks kokku juttu võtma, me oleme 150-aastases pargis praegu. Et vaata, see Rail Baltic on ka minu silmis, ma nagu vaatan, et 150 aastat tagasi valminud tehnoloogia või et siis leiutatud, kuskil umbes siis leiutatud tehnoloogia, see on ju selle edasi arendamine. Lihtsalt natukene paremate materjalidega, ütleme, aga ikka 2 rööbast.
heakene küll, võib-olla auruvedur ei ole seal meil ees, et on mingi teistmoodi vedur, mis tarbib mingit muud, aga põhimõtteliselt seesama, ei ole mitte midagi uudset. Uudne on ikka see, et võib-olla rööpaid ei olegi või kasvõi siis see, et rong sõidab õhus rööbaste kohal, mingi magnetpadja peal. Need on uued asjad. See Rail Baltic on, ma ei tea, selline muuseumiprojekt. Räägitakse, et ta on ikkagi Eesti maavarade Euroopasse vedamise projekt. Jah, sellisest asjast vähemalt ma saaks aru, et kui selle öeldakse ausalt seda, et selleks teeme. Ja ausalt nad ei ütle. Ausalt nad ei ütle midagi. Aga jah, sellele ju me näeme, et ei ole mingit mõtet ja miks me peaks seda siis kinni maksma. Ei pea ju, me saaks ju palju teisi ilusaid asju teha ja oleks meie teha või oleks minu teha, ma remondiks kenasti ära selle läbi Tartu mineva raudtee, mis läheb Riiga kenasti ja mis siis häda, kes tahab rongiga sõita, sõidab sealt. See Rail Baltic ei anna ju midagi juurde peale selle, et me jääme ilma oma maavaradest, juba selle ehitamise käigus. Pluss siis see veel, et me satume üha suurematesse võlgnevustesse selliste taoliste asjadega kaudu ja neid võlgu võidakse meid kohus, nii-öelda maksma panna läbi maavarade. Ja, sest Eesti fosforiit on ju Euroopa suurim ja juurdepääsetavam varu vist. Ja siis peale selle veel kõik see põlevkivikeemia, mis seal fosforiidi kõrval kõik on, millest sa pakusid teha ja igasuguseid kõrvadi asju. Hästi tõmbame sellele vestlusele joone alla, et ma väga tänan sind, Arne, et sa minuga täna siia Sangastesse tulid. Võta heaks, hea meel oli tulla ja siis ikka need märksõnad lõppu, kuhu me otsapidi välja jõudsime, et hoiame siis loodusega sidet ja selle sideme hoidmine käib sageli läbi ilu, läbi metsavaikuse. Leidkem need. Hästi, aitäh! Palun!